huvitav vaadata hinge, eks see hing nagu protesteerib. Teda huvitab mateeria, vaim, tema tahab siin ja praegu ükskõik mis vahenditega olla õnnelik. Kas see on narkots, alkohol, internet, kõik see culture, eks see nõnda nimetatud. Teadvustav, madaldav selline mina, mulle, minu ekspluateeriv kultuur. Aga võime seda nagu öelda niimoodi üleolevalt, aga hing on aktiivne, ta on nagu sotsiaalne, ta on osake tervikust ja ta võtab oma. Et kui kultuur ei paku talle nagu kõrgemaid väärtusi, maast madalast ja ei õpeta seal nagu elust rõõmu tundma, siis sa võtad selle mujalt. Et mõnes mõttes ei olegi nagu draama, eks, ja teistpidi see on draama, et kuna ma ei oska öelda, see nagu üritad selle kindaga nautida, võtta kinnas ära, eks ju. Hingenaudingud on hoopis teise, ütleme sellise kvaliteediga. Hinge närbub ära, eks ju, kui sa meelte ja mõistuse keha peal lendad. See ongi selle maailma siis selline püünis, aga hing ruulib. Et ega hing nagu ta lihtsalt viib sind pettumusest pettumusse. Ma ei tea, mis see karikas, kui täis see karikas peaks olema. Et lõpuks on nagu tõesti kuni alateadusele välja saad aru, et see maailm on koolimaja või vangla või haigla. 3 varianti, ise vali nagu. Otsid õndsust, otsid proovid pettuda, aga tühi tunne on, võtad uuesti peale, eks ju. Narkootika, mis nüüd tuimaks sellest ratsionaalsest maailmast. Et selline mateeria vaimu, selline igavene, selline, ma ei tea, liilamäng, draama, kuidas see hing siis nendes kihtides, selles masinas, jantras sanskriti keeles, üritab siis majandada siin. Ja kätte saada siis kinnas käes nagu nautida. Üks sama jutt, eks ju, aga kui seda, põhiline on see, et isegi kui sa sellest aru saad, ega see ei päästa. See on küll hea suur samm, eks ju, Gyaani tasemel, nagu mõistuse tasemel. Aga seda teadvustada, siis peab olema mingi karikamoment või hea suhtlus või valikuvabadus. Niivõrd väsindavad juba, et lõpuks sa valikuvabaduse pööradki, hakkad proovima seda nagu hingelisi asju, igavesi väärtusi. Loodus aitab, eks siis on see väike armastuse valikuvabaduseks. Ta lubab sul liikuda erinevates mõõtmetes, erinevates tubades, keldrist kuni katuseni välja, taevale lähemale. Aga jah, et kes ütles siin, et usk tähendab seda, et sul on mingi kogemus. Mõni ütleb, et usku on vaja natuke pimedat usku ka, et sa ei tea, aga okei, ma proovin, eks ju, kuna sa oled väsid sellest teistest variantidest, mis kehaline materiaalne maailm pakub, aga see reaalsus on ikka päris karm siin pühakirjades ka, et nad ütlevad, et ei, anna endast parim, et siin on võimalik õnnelik olla, aga ikkagi sa ei saa nagu siin midagi kinni hoida, et see kaala, siis see ajafaktor võtab sul kõik ära. Ja need tõusud ja mõõnad on siin nagu sellised niivõrd hingele nii ebaloomulikud, et ta lihtsalt lõpuks kui ta on kõik ära proovinud, kõik kehad ja kõik mõnuained ja kõik pettumused põrgust läbi käinud, siis ta ideaalis, kui ta isegi saab aru, et okei, et see ei ole päris see kuskil alateadlikult, siis ikkagi ta päästab hea eeskuju, mingi hing, mingi kokkupuude. See võib alata küll mingist pühakirjast või pühast vaimsest vibratsioonist, palvest, ilusast vaimsest muusikast või mingist isegi mingi vaimne film, eks see, mis innustab. Aga lõpuks ikkagi päästab sind, kuna armastus on elus, siis armastuse saab päästa, puhta armastuse see, kes on elus. Kas vaimne õpetaja või inimesed head eeskujud, eks. Kelle siis Jumal või loodust, tänu sinu soovidele, sa võid oma näopöörad valguse poole, siis lubavad sulle ellu tulla. Jumal lubab su ellu tulla, siis sellised tüübid, keda sa fännid. Enne sa fännisid neid tüüpe, kes olid nagu sina surmaseni tsüklis. Ise ämbris. Nüüd sul vedas siis see kokkupuute. Hingedega, kes on tegelikult sanskriti keeles Saktyaveša avatarad nii-öelda isegi, nagu Jeesus Kristus, kes on Jumala saadikud. Küll Jumal on andnud siis selle puhta armastuse, kartmatuse ja hirmudest vabad sellised armastajad. Ja me võime protesteerida, aga see ei ole see reaalsus. Selles mõttes sa siin reaalsuses õnnelikuks ei saa. Võid seda mätsida kinni oma peredega,
andekusega, showdega, kehalise iluga, kuulsusega, rikkusega, füüsilise jõuga, mõnuainetega, kogu aeg matsid nagu kinni, sest hing seal all, ta tahab lihtsalt õnnelikult armastada. Aga lõpuks tuleb sealt kuhi alt välja roomata ja nagunii me roomame. See süsteem, see tsüklite süsteem ja kehastumiste süsteem on niimoodi ehitatud, antakse uus võimalus. Inimvormi ja teiste eluvormide vahe ongi siin, ütleme, et inimene võib küsida, what's the point, ja siis tegutseda.